Aastakümneid oldi selles peaaegu üksmeelel, et raha on sõjalises maailmas kõige olulisem ressurss. Hästi rahastatud armee omab alati eelise nende ees, kellel on vähem kulutada. Riigid, kellel on raha kulutada, on alati tugevamad kui need, kellel on piiratud kaitse-eelarve. Ning kõige kallimad varad on alati paremad kui odavamad ja lihtsamad alternatiivid. Alates 2022 aastast on Ukraina kõik need reeglid ümber kirjutanud. Vaatamata sellele, et Ukraina peab seda sõda väiksema jõu, vähemate ressursside ja palju väiksema rahaga kui tema vastane, on ta pidevalt kõiki ootusi trotsinud. Ukraina on Venemaad ülekavaldanud ja ülemänginud, muutes selle, mis oleks võinud olla kiire konflikt, nüüdseks üle 4 aasta kestnud sõjaks, mis ei näita mingeid märke lõppemisest, nii nagu Kreml seda ette kujutas. Ja Kiievi väed andsid just tõelise meistriklassi sõjalises kulutõhususes, kasutades $500 väärtuses vahendit, et hävitada mitme miljoni dollari maksev õhusõiduk. Andes edasi sõnumi, mis ähvardab murda alused, millele kogu Venemaa sõjamasin on rajatud. See ei ole esimene kord, kui me sellist lugu kuuleme. Ukraina on kujundanud endale hämmastava maine ühe maailma tõhusama sõjajõu ülesehitamisel, kasutades korduvalt suhteliselt odavat tehnikat, et häirida, kahjustada ja hävitada Venemaa varasid, mis on võrreldes sellega tohutu väärtusega. Korduvalt on kasutatud odavaid droone, et pommitada vaenlase laevu, lennukeid, soomusmasinaid ja taristut. Ja Ukraina tegi seda taas, põhjustades Venemaa komandöridele järjekordse täielikult alandava kaotuse, mille üle nad saavad oma haavu lakkudes mõtiskleda. Juhtum leidis aset 15. juuli hommikul Venemaa Belgorodi oblasti Vjazovo lähedal. Selle viis läbi Ukraina relvajõudude 427. eraldiseisev mehitamata süsteemide brigaad koodnimega Rorok, nagu kinnitas Ukraina relvajõudude mehitamata süsteemide vägede komandör Robert Provdi, keda tuntakse paremini kutsungiga Magyar. Magyarist on viimastel aastatel saanud Ukraina droonioperatsioonide nägu ning ta on sageli esimeste seas, kes jagab üksikasju riigi loendamatutest mehitamata õhurünnakutest. Mõne tunni jooksul pärast rünnaku toimumist postitas ta video, mis näitas täpselt, mis juhtus. Lühike klipp näitab, kuidas Vene helikopter lendab üle põldude, samal ajal kui Ukraina droon läheneb sellele tagantpoolt. Truun lendab helikopteriga samal kõrgusel mõne sekundi jooksul, enne kui tõuseb ülespoole ja tabab seda ülalt, põrkudes otse selle propelleritega. See polnud lihtsalt suvaline helikopter. See oli MiL-Mi-28. Raskekaaluline, igasuguse ilmaga, ööpäevaringselt kasutatav, soomustehnika vastane sõjaline ründekopter, mille ajalugu ulatub tagasi Nõukogude Liidu aegadesse. Seda hakati tootma 1980. alguses, kuid ametlikult võeti see sõjaväeteenistusse alles 2009. aastal. Kuna mitmed tegurid ja viivitused olid seotud sõjaliste lepingute konkurentsi ning Nõukogude Liidu majandusliku kokkuvarisemisega. Aga ära lase MiL-Mi-28 pikal arenduslool end petta. See on tõsine sõjatehnika. Selle pikkus on üle 55 jala ehk 17 meetri kõrgus, 12,5 jalga ehk 3,8 meetrit ja tiibade ulatus 16 jalga ehk 4,88 meetrit. Selle maksimaalne stardikaal on 11 500 kilogrammi, veidi üle 25 000 naela ning see suudab sisemiselt kanda kuni 1720 liitrit ehk 450 USA galloonit kütust. Lisaks veel 571 liitrit ehk 151 galloonit välispaakides. Seda käitavad 2194 hobujõulist Klimovi VK2500 turbovõllmootorit, mis võimandavad saavutavad muljetavaldava kruiisikiiruse 270 km tunnis ehk 170 miili tunnis ning 320 km tunnis ehk 200 miili tunnis kui vaja. Kuni 435 kilomeetri ehk 270 miili lennuulatuse ja 2 tunni lennuajaga on MiL-Mi-28 loodud ründemissioonideks ning selle tulejõud on enam kui piisav, et ohustada kõiki sihtmärke oma teel. Sellel on lõua alla paigaldatud NBPU-28 torn 30 mm automaatse Šepunovi 2A42 automaatkahuriga, mis suudab tulistada 200–800 lasku minutis. Õhus laskekaugus maismaasõidukite vastu on 1500 meetrit ehk 4900 jalga ning õhusihtmärkide vastu 2500 meetrit ehk 8200 jalga. Kahur suudab tulistada ka erinevat tüüpi laskemoona, sealhulgas soomust läbistavaid, eralduva sabootiga ja kõrge lõhkeaine sisaldusega süütepadruneid. Lisaks sellele on Mi-28 varustatud kuni 16 ülehelikiiruselise Attacker 8ACMS raketiga. Valikus on erinevat tüüpi lõhkepead, sealhulgas kõrge lõhkeaine sisaldusega tankitõrjevariandid, termobaarilised versioonid ja laieneva vardaga lõhkepead.
Need valikud võimaldavad Mi-28-l rünnata kõike, alates lõhkereaktiivsoomusega põhilahingutankidest kuni jalaväe, hoonete, punkrite ja teiste kopteriteni. Mi-28-le saab paigaldada ka laia valikut lisarelvastust, sealhulgas õhk-õhk ja õhk-maarakette ning lennupomme, muutes selle üheks paindlikumaks relvaks Venemaa õhujõudude käsutuses. Ja Venemaa on seda konkreetset kopterit regulaarselt kasutanud kogu oma sõjas Ukrainaga. Juba konflikti alguses, 2023 aastal, oli arvukalt teateid, et Mi-28 ründekoptereid kasutati rindepiirkondades, varustatuna uute tankitõrjerakettidega, mis olid mõeldud Ukraina kiiresti kasvava soomukite varu vastu võitlemiseks. Koos teiste mudelitega, nagu KA-52 on Mi-28, osutunud tõhusaks Ukraina põhitankide, jalaväe lahingumasinate ja kindlustatud tugipunktide kahjustamisel ja hävitamisel. On olnud ka teateid, et Vene väed kasutavad seda konkreetset kopterit droonide püüdjana, kusjuures mõned üksused on nähtud Ukraina luure- ja kamikaatsedroone jälitamas ja alla tulistamas, saavutades selles piiratud edu. Lühidalt öeldes peetakse Mi-28 laialdaselt üheks parimaks ründekopteriks maailmas tänapäeval. Igaüks neist on väärtuslik vara Kremlile alluvatele vägedele ning kuigi nad ei pruugi nii tihti uudistesse jõuda nagu droonid ja raketid, on nad seni konfliktis mänginud üliolulist rolli. Ja just sellepärast ongi nii suur asi, kui Ukraina suudab mõne neist õhusõidukitest kahjustada või hävitada. Avatud allikate luuregrupi Oryx andmetel on Ukraina väed suutnud selle saavutada sõja jooksul vähemalt 20 korral. 20 Mi-28 puhul on kinnitatud, et need on kas tõsiselt kahjustatud või täielikult hävitatud. Kuigi tegelik arv on tõenäoliselt märkimisväärselt suurem. Kuna on juhtumeid, kus Vene sõjatehnika pühitakse kaardilt, kuid nende hävitamist kinnitavad selget tõendit ei leidu. Selles juhtumis on aga tõendid selgelt näha videovormis, kui vaatame, kuidas droon oma sihtmärgile läheneb, olles vaid millimeetrite kaugusel kopteri propelleri lavadest, enne kui ekraan muutub mustaks. Kuid selle loo kõige hämmastavam osa on drooni tüüp, mida Ukraina tegelikult kasutas. Mitmete uudisraportite ja Ukraina droonitootja Skyfalli pressiteate kohaselt oli kõnealune droon ei miski muu kui üks Skyfalli enda Shrike 10 FPV droonidest. Shrike 10 on märkimisväärselt põhus ja üllatavalt odav taktikaline ründedroon, millel on 10-tolline raam ja võime kanda kuni 3 kilogrammi ehk 6,6 naela raskust lasti. See kuulub laiemasse Shrike'i droonide perekonda, mida on seni peetud Venemaa-Ukraina sõjas kõige enam kasutatud droonide hulka. Nende lennuulatus on kuni 30 kilomeetrit ehk 18,6 miili ja maksimaalne kiirus 120 kilomeetrit tunnis. 75 miili tunnis, maksimaalne kõrgus umbes 800 meetrit ehk 2600 jalga ja kogu lennukestus kuni 15 minutit. Kuid kahtlemata on Shrike 10 kõige muljetavaldavam omadus selle hind. Need droonid maksavad hinnanguliselt $500 tüki kohta. Tegelikult saab neid mõnel juhul valmistaja sõnul teha isegi veel odavamalt, umbes $400 eest. Tänu Shrike'i odavatele tootmiskuludele saab Ukraina hõlpsasti valmistada ja kasutusele võtta tuhandeid neid droone, ilma et peaks muretsema varanduse kulutamise pärast. Ja nagu see lugu näitab, võivad need droonid olla odavad, kuid nad on täiesti võimelised hävitama palju suuremaid ja märksa väärtuslikumaid sihtmärke. Näiteks Mi-28 hinnanguline maksumus on ühiku kohta $15 kuni $19 miljonit. $500 droon $19 miljoni suuruse helikopteri vastu ja võidab just droon. Kulutõhususe mõttes ei saa see lihtsalt palju paremaks minna. Ja hull osa on see, et see pole isegi esimene kord, kui see juhtub. Peaaegu täpselt sama olukord leidis aset juba 2025 aasta septembris. Siis ilmusid taas teated, et Ukraina droonipiloodid tabasid ja hävitasid Vene helikopteri, kasutades lihtsalt FPV drooni. Jällegi jagas uudist internetis mehitamata süsteemide vägede juhataja Madjar, kirjutades Telegrammis. Mi-8 helikopteri hävitasid mehitamata süsteemide väe 59. brigaadi piloodid FPV drooni abil. Madjar jagas ka rünnaku videot. 30-sekundilist klippi, kus on selgelt näha, kuidas droon põrkub kokku õhusõidukiga, põhjustades kohese plahvatuse, kui helikopter süttib põlema ja teeb avarii maandumise paksu suitsupilve sees. Hiljem selgus, et tegemist oli tegelikult Mi-8 transpordihelikopteriga, mitte Mi-28, kuid selle väärtus oli siiski üle $10 miljoni. Ja taas kasutasid Ukraina droonimeeskonnad selle tulemuse saavutamiseks $500 FPV drooni, mis hiljem kinnitati olevat Shrike 10. Enne kui süveneme, mida see tähendab nii Ukraina kui ka Venemaa jaoks, toob sõjasaade teieni kogu pildi, mitte ainult pealkirjad. Vajutage telli, et olla kursis viimaste arengutega.
See lugu ei räägi ainult ühest droonist ja ühest helikopterist. See on kogu sõja mikrokosmos. See on sümboliks sellele, milliseks see konflikt on kujunenud ning sügavale lõhele, mis eksisteerib mõlema poole strateegiate ja doktriinide vahel. Aastaid, isegi aastakümneid on Venemaa sõjavägi olnud kinniside ees kuludest. Alates Nõukogude Liidu aegadest kuni 21. sajandi Vladimir Putini režiimini on riik järjepidevalt keskendunud tohutute summade kulutamisele maailma juhtivatele uuendustele. Korduvalt on sõjaväenäitustel ja Punase väljaku paraadidel Putini armee demonstreerinud oma viimaseid mitme miljoni dollari suuruseid projekte. Alates hiiglaslikest lahingutankidest kuni tohutute rakettideni, mis suudavad lennata kiiremini ja kaugemale kui nende eelkäijad. See on olnud peamine viis, kuidas Venemaa on põlvkondade kaupa oma jõudu näidanud. Venemaa on kulutanud rohkem ja ehitanud suuremalt kui peaaegu ükski teine riik maailmas, et hirmutada neid, kes võiksid talle vastu seista. Ja aastaid tundus see strateegia toimivat. Isegi mõned maailma võimsaimad sõjalised jõud kartsid mõistetavalt Kremlit ärritada ja tunda suure Vene sõjamasina viha. Ja kui Putin andis 2022 aastal käsu Ukrainasse täielikult sisse tungida, eeldas ülejäänud maailm loogiliselt, et Venemaa sõjavägi tormab üle riigi, pühkides minema kogu vastupanu, mida Kiiev suudab kokku võtta. Muidugi, nagu me nüüd teame, nii ei läinud, sest Ukraina tegutses hoopis teistsuguse plaani järgi. See ei loodnud suurimatele tankidele ega parimatele rakettidele. Isegi oma lääneliitlaste rahalise toetusega polnud tal vahendeid, et võistelda Venemaa pidevalt kasvava sõjalise eelarvega. Seega pidi ta leidma palju odavamaid viise enda kaitsmiseks. Ta pidi tegema midagi, mis tundus võimatu. Neutraliseerima ja tõrjuma maailma teist tugevaimat sõjalist jõudu vaid murdosa selle eelarvest. Ta pidi välja mõtlema, kuidas peatada miljoni dollari väärtuses raketid õhutõrjesüsteemidega, mis maksavad vaid 10 000. Peatada tohutud drooniparved ilma tohutute tõrjerelvade varudeta. Hävitada ulatuslikud mehhaniseeritud rünnakurühmad suhteliselt algeliste miinide ja tankitõrjerakettidega. Valdava enamuse riikide jaoks oleks see väljakutse olnud liiga suur. Paljud oleksid juba esimesel takistusel komistanud ega suutnud peatada halastamatut Vene pealetungi, kuid mitte Ukraina. Ukraina julges uskuda võimatusse ning tänu visadusele, otsusekindlusele ja lõpututele töötundidele tegi ta selle võimalikuks. Nüüd lõikab ta selle vilju, sest hiljutine rünnak Mi-28 kopteri vastu on vaid üks näide sadadest teistest. Iga mööduva nädalaga ilmuvad ajakirjanduses teated, kuidas Ukraina droonid hävitavad palju suuremaid ja väärtuslikumaid Vene varasid. See ei ole alati nii, et $500 droonid hävitavad 90 miljoni dollari väärtuses lennukeid. Mõnikord hävitavad $5000 väärtuses droonid miljoni dollari väärtuses radareid. Või $25 000 väärtuses Babi Yaga pommitajadroonid, mis lõpetavad tosin vaenlase sõduri elu. Või parved, mis koosnevad 10 droonidest ja lasevad Vene naftarafineerimistehaseid õhku, põhjustades Kremlile hindamatuid rahalisi kaotusi. Numbrid varieeruvad, kuid need on peaaegu alati Ukraina kasuks. Näiteks 15. juulil teatas Magyar taas Telegrammis, et Ukraina drooniüksused tabasid edukalt vähemalt 20 Venemaa alust, mis sõitsid üle Aasovi mere. Laevad, mis väidetavalt kuulusid Venemaa varilaevastikku, mida Moskva kasutab finantssanktsioonide vältimiseks, ning nafta ja teiste ressursside eksportimiseks üle maailma, hõlmasid 17 naftatankerit, 2 LNG-tankerit ja 1 puksiiri. Magyar jagas ka videomaterjali, mis tõendas laevade pihta tabamisi, näidates FPV droone sihtmärkidele lähenemas. Ta ei avaldanud, milliseid droone kasutati. Ukrainal on tänapäeval nii mitmekesine arsenal, et on raske teada, milliseid üksusi konkreetsetes rünnakutes kasutatakse. Kuid paljude valmistamine maksab vaid mõni tuhat või isegi vähem, ning neid kasutatakse pidevalt sihtmärkide vastu, mis maksavad oluliselt rohkem. Mida rohkem neid rünnakuid toimub, seda halvemaks muutub olukord Venemaa jaoks, sest Ukraina kasutab lihtsat ja odavat tehnikat, et põhjustada kokku miljardeid dollareid kahju. See ei ole Kremli jaoks jätkusuutlik ja just see ongi asja mõte. Viimase aasta jooksul on Ukraina selgelt mõistnud, et seda sõda ei võideta rindel. Seda ei võideta, püüdes Venemaaga jõudu katsuda ja lihtsalt võimalikult palju tanke ja sõdureid hävitada. Sest Kremlil on alati rohkem elavjõudu ja ressursse varuks, ootamas, et asendada need, kes on kaotatud. Selle asemel võidetakse või kaotatakse see sõda rahanduse valdkonnas. Kui Ukraina suudab muuta konflikti Venemaa jaoks võimalikult kulukaks, või Kremlil lõpuks jääda vähe valikuid peale oma vägede tagasitõmbamise ja rahulepingu sõlmimise. Ja kõige tõhusam viis seda teha ei ole kallite rakettide või soomukitega, vaid droonidega.
Seetõttu pole üllatav, et Ukraina president Volodymyr Zelenskõi teatas just oma kavatsusest kahekordistada Ukraina droonide tootmisvõimsust järgmise 12 kuu jooksul. Hiljutiste Ukraina riikluse päeva pidustuste ajal Kiievis tunnistas Zelenskõi, et isegi tema on olnud üllatunud nähes, kui kiiresti on tema riigi kaitsetööstus suutnud tootmist suurendada. Ma mäletan, kui ma esimest korda avalikult teatasin riigi plaanist toota 1 miljon drooni aastas, oli nii Ukrainas kui ka välismaal palju skepsist. Nüüd võime öelda, et toodame 10 miljonit drooni aastas. 10 miljonit ja varsti saab neid olema 20 miljonit. Seda arvu mainis ka riigi kaitseministri asetäitja härra Slav Banik, kes ütles hiljuti NATO parlamentaarsel assambleel, et Ukraina kaitsetööstusel on juba potentsiaal toota 20 miljonit drooni aastas, kui ta saab piisavalt rahastust ja toetust oma lääneliitlastelt. Banik lisas, et kaitsesektor suudab toota ka tuhandeid rakette nii kaugmaarünnakuteks kui ka õhutõrjeoperatsioonideks ning kutsus liitlasi üles sellesse riiki edasi investeerima, et aidata sellel saavutada oma eesmärke. Paljud riigid on sellele üleskutsele vastanud. Saksamaa on näiteks hiljuti teatanud 90 miljoni euro ehk 103 miljoni dollari suurusest rahastamispaketist, mis on mõeldud spetsiaalselt selleks, et aidata Ukrainal hankida rohkem just neid samu Skyfalli ründedroone, mis hävitasid Mi-8 helikopteri 2025 aasta septembris ja Mi-28 vaid mõned päevad tagasi. See pakett katab 50 000 sellise FPV lahingdrooni maksumuse. Tõeline droonide armee, mis on valmis ja ootab, et Vene sihtmärkidele põrgu kaela tuua. Igaüks neist suudab hävitada koptereid, soomukeid, suurtükisüsteeme, kindlustusi ja vaenlase elavjõudu. Ja head uudised selle rünnaku kohta sellega ei piirdu. Selle aasta märtsis jõudis Skyfall uudistesse, kui selle Shrike 10 Fiber võitis USA armee drooni ülemvõimu võistlusel esimese koha, saavutades peaaegu täiusliku tulemuse, 99,3 võimalikust 100 punktist. Test toimus Fort Benningis USA Georgia osariigis, kus USA armee esindajad hindasid iga süsteemi kvaliteeti ja jõudlust simuleeritud lahingutingimustes. Nii et lisaks sellele, et Shrike on uskumatult taskukohane, on see ka üks parimaid mitmekülgsemaid sõjaväedroone, mis tänapäeval olemas on, pälvides USA sõjaväe heakskiidu. Ja see on vaid üks osa sellest, mis on kiiresti saanud planeedi parimaks droonarmeeks. Armee, kuhu kuuluvad sellised hinnatud uuendused nagu Liochi kaugmaa ründedroon, Wild Hornets stingpüüdurdroon, Babi Yaga pommitajad, Firepoint FP1 ja isegi mehitamata pinnadroonid mereväe sihtmärkide ründamiseks, nagu Madiara V5 ja V7. Need erinevad tohutud suuruse, kiiruse, disaini ja võimekuse poolest, kuid kõik pakuvad uskumatut hinna ja väärtuse suhet. Ja see on võib-olla kõige olulisem osa, sest just nende droonide odav hind võimaldab Ukrainal neid nii lihtsalt toota ja tagab, et iga edukas rünnak on palju rohkem väärt. Ja Ukraina ei kasuta mehitamata vahendeid Kremlile kaose põhjustamiseks mitte ainult õhus ja vees. Seda videot vaadates näed, kuidas Kiievi üha võimsamaks muutuv maismaarobotite armee külvab segadust rindel tapmistsoonides. Või vaata seda videot, et näha, kuidas Ukraina kaitsejõud kasutavad oma droone, et uputada Aasovi merel ja kaugemalgi üksteise järel Vene laevu, püüdes Krimmi poolsaart isoleerida ja lõpuks vabastada. Kindlasti telli The Military Show, et saada veelgi rohkem suurepäraseid sõjauudiseid ja analüüse, mida sa ei taha maha magada. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!